Kodukindlustust peavad osad inimesed ebavajalikuks ja liigseks kulutuseks, kuid elu on näidanud vastupidist. Tuuli, räägi meile, miks peaks kodu kindlustama? Või ütleme nii, et minult ei ole mitte midagi varastada või mul on üldse kivimaja või miks ma peaksin oma kodu kindlustama? No, kodu on ju inimesele kallis ja püha paik ja kodu ostmiseks kulutatakse palju aega ja energiat ja väga suured summad ja kodu sisustamiseks täpselt samamoodi. Aga pahatihti jäetakse see punkt i-le siis panemata ja see kindlustusleping sõlmimata. Arvatakse, et minu koduga ju mitte midagi ei juhtu. Mul on uus kodu, mul on head turvalised naabrid, torud korras, küttekolded korras. Aga kahjuks juhtub küll, et keegi meist ei lähe ju hommikul välja selle mõttega, et 2 tunni pärast helistab naaber ja teatab, et minu korterilaes tilgub vett või helistab Päästeamet, öeldes, et teie majas toimus tulekahju. Enamik inimestega õnneks õnnetusjuhtumid ei juhtu, kuid kahjuks mida me oma igapäevasest tööpraktikas kogeme, kahjujuhtumid leiavad aset. Ja seda kinnitab ka statistika, mis on küll praeguseks hetkeks pisut vananenud, aga näiteks varguste osas on politsei öelnud, et keskmiselt 6 vargust päevas leiab aset. Samamoodi Päästeameti kinnitusel Harjumaal 2014. aastal põles 6 keskeltläbi 50 hoonet. Sageli arvatakse, et kindlustuslepingu sõlmimine on kulukas. Ma arvan, et enamik inimesi, kes on kahjudega kokku puutunud, võivad kindlalt öelda, et kindlustuslepingu sõlmimine oli kordades odavam võrreldes selle kahjuga, mida neil tuli läbi elada ja võrreldes siis selle kindlustushüvitisega, mille nad kindlustuselt said. Nii et siit võib ise järeldused teha, millised on need vahed kindlustuslepingu maksumusel võrreldes nende võimalike kahjudega, mis siis õnnetusjuhtumi korral ilma kindlustuslepinguta endal kanda tuleks. Mida peaks kodu kindlustades ennekõike silmas pidama? Tuleks nagu kodu üldse kõigepealt soetada, siis tänapäeval inimesed soetavad enamikel juhtudel kodu laenuabiga. Paljudel juhtudel saadakse kindlustuspakkumisi ka otse pankadest. Nii nagu võetakse laenupakkumisi erinevatelt pankadelt, tuleks siis ka kindlustuspakkumisi võib-olla võtta lisaks pangakindlustusandjale ka teistelt kindlustusseltsidelt. Kindlasti tasuks läbi mõelda, millised on need vajalikud kaitsed, mis kindlustuslepingus peaksid sisalduma. Kuna kindlustuslepingu sõlmimine võib olla pealtnäha lihtne, aga seest siiruviiruline, nimelt kindlustuslepingutes on erinevaid kaitseid, erinevad kindlustusseltsid, kindlustusseltside tingimused sisaldavad erinevaid võimalusi, siis tasuks nõu pidada kindlustusseltsi esindajaga, et olla veendunud selles, et see, mida kindlustuslepingu koostetakse, vastab ka vajadusele. Miks on kasulik valida just Ergo kodukindlustus? Sest Ergo on turule tulnud uute kindlustustingimustega, mis sisaldavad uusi kindlustuskaitseid, laiemaid, huvitavamaid, aga sellest juba põhjalikumalt Ergo kontoris ja müügiesindustes. Lisaks oma kodu kindlustamisele tasuks mõelda ka naabritele. See tähendab seda, et kui kodus juhtub mingisugune õnnetusjuhtum, võivad kahjustada saada ka naabrid. Eriti puudutab see korteriomanikke ja eelkõige veekahjusid, kui korterist alguse saab vesi valgub alumiste naabrite korterisse. Vastutuskindlustus võiks sisalduda kõikides kindlustuslepingutes. Pakkumust tasub küsida kõigil, nii maja, korteri kui suvekodu omanikel ja ka üürnikel. Või siis kas või kui te alles plaanite endale uut kodu soetada. Tulge julgelt Ergo kontorist läbi ja nende spetsialistid leiavad raudselt teile parima lahenduse.